tere! 37. video. 37. video ja 7. loodusseaduse printsiip on sugu. Sooseadus. Ehk siis sugu on kõiges. Igal asjal on oma mehelikud ja naiselikud omadused ja põhimõtted. Sugu avaldub kõigil tasanditel. See peaks olema nagu ülilihtne ja ma ei tea, loogiline. Poistel on peenised ja tüdrukutel on vulvad või vagiinad, on ju. Peed ja veed. Lihtne. Et me oleme selles sarjas tegelikult tutvunud juba soo printsiibiga, vaadates inimaju. Vasakaju pool mehelik, paremaju pool naiselik. Teadvust. Ehk siis inimteadvus, kuidas me teadvustame iseendale, et me oleme teadvusel siin selles reaalsuses ja kuidas me saame teadvustada ennast teistele inimestele, teha ennast teistele teadlikuks, on ju. Mõtted, tunded, tegutsemine, on ju. Tunded, sisemine, üsa, naiselik energeetika, tegutsemine, mehelik, domineeriv, sirgjooneline minek, on ju. Nii-öelda mehelik ehk siis nii-öelda meessugu ja maailmavaated ülidomineerivad, kontrollivad ja siis passiivsemad, alandlikumad, on ju, jälle mehelikud, naiselikud. Et inimesed, kes on väga materialistlikus, temad mõtlevadki lihtsalt nii-öelda mehed ja naised. Meestel kasvavad habemed, naistel ei kasva, meestel on peenised, naistel on vagiinad ja kõik. Tegelikult on asi nagu varjatult palju sügavam ja see on läbi ajaloo olnud okultne, nii öelda. Ehk siis sugu avaldub kõigil eksistentsi tasanditel, spirituaalsuses, mentaalsuses, füüsilises ja kõiges muus. Nagu juba öeldud sai. See on tegelikult väga lihtne kontseptsioon. Ja see on, usun, et see on kõigile nii-öelda lihtsasti mõistetav. Aga sääsed. Aga ma tahan lühidalt rääkida soo printsiibist mentaalsuse ehk siis mentaalsest soost, paremini sõnastades siis vaimne sugu. See on veitsa nagu meeldetuletus ja see on oluline, muidu ma ei teeks seda. Ehk siis vaimne sugu on inimmõistuse ehk siis mentaalsuse esimene printsiip. Meheliku ja naiseliku aspekti koos eksisteerimise seisund. Vaimne sugu on inimmõistuse, meheliku ja naiseliku aspekti koos eksisteerimise seisund. On ju? Meie vasakaju poolkera hõlbustab suuresti mõistuse mehelikku aspekti ehk intellekti, sirgjoonelisust, loogika, analüütilised ja lineaarsed mõtteprotsessid. Samas siis, kui parem aju poolkera hõlbustab suuresti naiselikku aspekti ehk intuitsiooni, intuitiivsust, loovust, kaastundlikkust, holistilised ehk terviklikud mõtlemisprotsessid, on ju. See info aitab mõista iseeneses toimuvat. Vajadusel lahterdada iseenesest toimuvat. See on nii-öelda intellekti kasutamine. Vaadata ühte poolt, vaadata teist poolt. Ja mis tundeid see tekitab, on ju.
terviklikkusesse tõusmine iseeneses, mitte segane, mitte kognitiivne dissonants, mitte kaos, vaid kord, hoolimine, armastus, on ju, mitte argus, mitte hirm, vaid julgus, enesekindlus, haavatavus, autentsus, intelligentsus, on ju. Et selles suhtes jah, et nagu juba öeldud sai, me vaatasime sellesse vaimse või nii-öelda mentaalse soo printsiipi tegelikult juba üsna nagu asjalikult. Saate alati tagasi minna, vaadata uuesti, mõelda. Ma olen ise aastaid seda infot nagu läbi ketranud, vaatanud teda, mõtlen ta peale, tunnetan ta. Ja praegult teile seda esitledes nagu olen ma kogenud, teadvustanud iseendale, kui palju seesama jagamine annab mulle õpilasena juurde, sest ma nii-öelda jagamise hetkel tuleb mingi uus seos, mida ma näen ja siis ma olen tuus. Ma nagu nii-öelda jagan seda. Ja kuna ma jagan, ma annan endast välja energiat. Seega ma tekitan ruumi juurde sisse, on ju. Sellepärast ma saangi tagasi. Anna ja sa saad, on ju. Ehk siis tähelepanelikum inimene on ilmselt nagu märganud, kui katkine on täna terve mõistuslikkus, on ju. Ja see nii-öelda ülilihtsalt ja selgelt ilmne nähtus reaalsuses, nagu sugu, on nii suuresti ajupestud, kontrollitud, nii-öelda ajupesuprogrammides täielikuks nagu kaoseks ja rumaluseks muundatud. Nagu, et mehed on suunatud mõtlema ja tundma end nagu naised ja naised on suunatud mõtlema ja tundma end nagu mehed. Et heteromehed on vallalised ja heteronaised on vallalised, sest need poolused on nii retsilt muutunud. Ja kõik koht on mingi pedesid ja lesbisid täis põhimõtteliselt. Ütleme niimoodi, et vanasti, iidsemal ajal, võib-olla 100-200 aastat tagasi, olid väga harvad nähtused need. Kuid nüüd, uuel ajastul, praegu, on kõik nagu mingid vikerkaare värvid, on ju. Kuidas me sinna saime? Mentaalsus, mõtted. Need ideed on toodud läbi peavoolumeedia, televiisori, filmid, sarjad, muusika, staarid. On ju? Staarid, superstaarid, mõjuvõimsad inimesed, mõju, füüsiline tasand on ju. Inimesed on kinni superstaari mingisuguses staatuses, füüsilises maailmas, selles nagu jõhker. Et nii-öelda see korrespondentsi seadus, suhtlusseadus ja polaarsuse seadus, ehk siis korrespondentsi ja polaarsuse printsiibid on üli selgesti märgatav tänases LGBTQ maailmas. Sooprintsiip, nii-öelda sooprintsiibi põhimõtteliselt jumala segi on kruttinud põhimõtteliselt see, mis maailmas toimub. Sellist nii-öelda vaimset soo lõhenemist on reaalselt samuti nii-öelda üsna pikalt juba sisse juurutatud uutesse generatsioonidesse. See jälle, et inimesed tahavad kohe, sa oled mingi teoreetik. See ei ole ju teooria. Kui me saame ise teadvustada iseenda elu jooksul, kuidas me nägime maailma siis, kui me olime väiksemad
ja kuidas on näiteks, mina saan alati võtta, et mina 40 aasta jooksul, mis muutuseid ma olen märkanud, kuidas maailm on sinna jõudnud, kui mina olen jäänud iseendaks, selliseks, nagu ma siia maailma sündisin, ja olen rohkem kasvanud enda moodi, välja arvatud need vidinad, on ju. Ja kuidas ma näen, kuidas maailm ja inimeste mõtlemine minu ümber on muutunud. Mina olen ju ka kasvanud televiisoris ja raadios ja kunagi noorena isegi võib-olla lugesin lehte, tegelikult ei ole kunagi lugenud. Imelist teadust ma olen küll tellinud endale mingi aasta aega kunagi. Aga ma ju näen. Mul on õed, vennad, mul on onu multikates, filmides, sarjades, mis sõnumeid pannakse läbi Hollywoodi, võlukepi, võlurite, maagide, toimingute läbi inimeste teadvusesse, on ju. Ja kui laps on väike, ta ei ole veel jõudnud selgusesse ja arusaamisesse. Ei sellest, kes on mehed ja kes on naised, veel vähem sellest, mis on poisid ja tüdrukud, on ju. Minu 4-aastane väike õepoiss arvab, et tema on minust suurem ja tugevam, et ta on mees. 4-aastane laps, on ju. Tema juba mõtleb ja arvab, et ta on mees. Ta ei saa veel aru, et ta on laps või väike, on ju. Ta ei saa teada, tal ei ole infot piisavalt, on ju. Teadvustatus ei ole veel nii selge. Ja multikatest saab ta juba igasuguseid ideid, on ju. Ja see on ju kogu aeg käinud nii. Fucking teletupsud, on ju. Hakati propageerima seda vikerkaari case'i. Ja nüüd, see on nii, nagu ütleme, et kui sa elad kogu aeg linnas, siis sa ei pane tähele, kuidas muutused toimuvad, sest sa oled kogu aeg selle sees. Need on niimoodi tasakesi tulevad, me ei pane tähele, sest me elame rahulikult oma elu. Tuled aastaks ajaks linna, 8 aastaks, paariks aastaks maale, niimoodi, et sa eladki maal, väga-väga harva satud linna ja kui satud, siis mis iganes perekonna juurde või kuhugile, et see on nii-öelda selline hästi suletud siuke loomulik ringlus, et sa ei käi, ei tuuselda linna peale, ei vaata reaalselt ringi, on ju. Et just hiljuti ma olen nagu käinud rohkem linnas mõnel korral ja võtnud endale aega 1-2 lihtsalt linna peal jalutanud ja vaatad, kui retsilt on selle ainult paari aastaga, sest uus generatsioon on peale tulnud, kes on täna nii-öelda ülikooli tulnud või keskkooli, on ju. Täis neid veidrikke. Mentaalsus, mustad maagid, ideoloogiad. See kõik, millest ma räägin, on ju. Ühel hetkel, kui ma olen rohkem valmis, siis ma räägin rohkem sellest, kuidas seda nii-öelda, ma ei tea, ma ei oska muud moodi, pedede ja lesbide agendat nagu peale surutakse. Nagu nii ilmselge, nagu on, see on nagu mingis vanuses me ju ise ka ei saa aru, kas me oleme poiss või tüdruk, on ju. Avastame enda suguorganeid ja oma mingit karvkatet ja saame igaüks tagasi minna. Mina mäletan neid nagu seda segadust tekitavat aega, murdeiga ja nii-öelda üleminekuiga, puberteediga. See oli segadust tekitav. Ja nüüd, et siis nii-öelda ei olnud see meedia pool nii suur ja nii avatud, et me saime ikkagi selle terve mõistuslikkuse info nägemuse vahetust keskkonnast, on ju. Mehed olid mehed ja naised olid naised. Mehed käitusid nii, naised käitusid nii. Neil oli omavaheline suhteline dünaamika. Ja nüüd, kui on infot hästi palju, lastel on telefonid käes juba 3-4 aastastel, on ju. Sealt tuleb täiega ainult seda kirjut sitta. Ja see on ju loogiline, lihtne aru saada. Ei ole vaja eriti pingutada ega punnitada, et aru saada, et see mõjutab reaalselt inimeste perspektiivi. Sellest, mis asi on sugu. On ju? Et see, et mina siin ütlen peded ja lesbid, ei tähenda, et ma hukka mõistan. Vastupidi, ma annan oma suurima ja parima panuse, et mõista algpõhjuseid,
millest ma olen kogu aeg rääkinud. Inimesed räägivad väga vähe sellest, miks asjad on alguse saanud sellisesse kohta, kus me täna oleme, on ju. Kõik jahuvad, on kinni selles kohas, mis toimub. Sõimatakse, aetakse üksteisel näpuga ja paremad blä, on ju. Aga miks, kui vähe viitsib inimesi reaalselt minna sinna sügavustesse? On küll neid inimesi, ma ei ole kindlasti mitte ainus, ma ei ole üldse mingi eriline tegelane. Aga point on see, et kellel vähekenegi mõistust on, meie töö on seda kaalukaussi korda teha, sogast vett puhastada. On ju, see on fucking loogiline. See on südames ka tuntav. Reaalselt. Inimesed lihtsalt ei julge isegi öelda, niimoodi videos veel vähem kirjutada, et peded ja lesbid on ju. Need on lihtsalt fucking sõnad, samamoodi nagu mehed ja naised, need iseloomustavad mingisugust karakteristlikkust või omadust, on ju. Sõnad on sõnad. Perse on sõna, see tähendab midagi. Issand jumal, kuidas sa nii vulgaarne oled. Noh, kurat võtaks, mis siin toimub, eks ole. Kuulake Toe Tagi lugu, come on, tooks on eesti keel. Vot see on rets lugu. See, et mina paar korda ütlen sitakotid, pasakotid, perse ja midagi sellest, see on kah asi. On ju, kasvage suureks. Võtke mõistus pähe. Aga ma tean, et tegelikult need inimesed, kes mind nagu kuulavad, vaatavad, te olete tegelikult täiega ärkvel ja saate aru, et võib-olla aitan lihtsalt natukene selgust tuua või koherentsust. Kuna ma olen mees ja mul on sellist loogilist jada pakkuda, on ju. See on see panus, mida ma saan välja panna. Okei, tuus, mis ma ikka jahun siin? Et jätkub. Ma ei suuda, vahepeal 37 videot. 37 videot. Et suur aitäh kõikidele, kes te olete toetanud ja panustanud ja jaganud ja laikinud ja kommenteerinud ja aitanud mulle tähelepanu andnud sellega. Suur aitäh teile selle eest. Ja jätkuvalt ma pean seda korrutama, sest see on lihtsalt inimmõistus nii toimib, et kui teil on võimalusi, kui te mõtlete, tunnete, teadvustate, näete, et see, mida ma teen, on väärtuslik, et sellest on kasu pikas perspektiivis tulevikku, siis te saate mind aidata, teha mulle kingituse või annetuse ja videokirjelduses on need nii-öelda andmed olemas selle jaoks. Ja kõik, kes te olete aitanud, täiega suur tänu, müts maha teie ees. Müts maha teie ees. Ja siiralt suur aitäh. Ja muidugi, paari päeva pärast näeme. Ja nii ongi. Seniks kõike ja kõige paremat. Kõike ja kõige paremat.